Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 18. episoodi. Taas kord mina Gerd-Kristjan ja minu kõrval Evelin. Ja tänases saates on meil väga särav, positiivne ja väga tark naine. Ja väga väekas naine. Ja see on naine, kes on osalenud väga paljude hingede siia ilma sündimise juures. Ja tal on ka tarkust Hiina meditsiinist ja ta on käinud õppimas ka Indias, millest me saame natuke täna rääkida. Aga ega see ei olegi keegi muu kui Kai Adrikorn. Tere tulemast, Kai! Tere tulemast, armas Kai! Aitäh kutsumast! Võib-olla Kai alguses võikski minna natuke vaadata sinna lapsepõlve, et milline see väike Kai oli ja kuidas see väike Kai siis, see lapsepõlv oli väiksel Kail? Seiklusimuline. Seiklusimuline ja hästi palju seltskonda, sõpru, toredaid koos tegemisi ja samal ajal hästi palju üksinda olemist. Et ma väga-väga armastan aeg-ajalt olla üksi. Et see tuli juba täiesti varasest lapsepõlvest. Et ma võisin tundide viisi kas üksinda toas joonistada või tundide viisi üksinda kuskil õues ma ei tea, ringi joosta, mida iganes natukene suuremaks juba sain, siis ma käisingi palju metsas üksinda jalutamas. Hästi tihti küsiti mu käest, et mis sa teed seal üksinda, et miks sa üksinda käid, et kas midagi on pahasti. Ei olnud pahasti. Väga hästi oli. Sa armastasid enesega olemise aega. Ja, et see on minuga siiamaani. See on täna senise väärtus, mis on paigas, eks? Ja, väga palju looduses, omaette olemist väga armastan. Ma saan suhelda iga päev nii tohutult palju, et see on nagu paratamatult see teine, see tasakaalustav osa, mida ma vajan. Aga mis on selline kõige eredam lapsepõlve mälestus, mis sulle meenub just mis sul lapsepõlves on olnud ja see, et võib-olla see ka ema-isa kasvatuse poole pealt, kuidas sa seda nagu täna tagasi vaatad? Ma olen sellest varem ka juba rääkinud aga ma pean siiski ütlema, et ilmselt see on üks eredamaid minu kogemusi, et kunagi üks inimene küsis minu käest, et millal ma ennast nagu teadlikult esimest korda mäletan. Ja see oli, ma tõenäoliselt olin umbes aastane. Võib-olla sutsukene, ta pidi olema natukene peale, sest et suure tõenäosusega oli siis umbes maikuu ja me jalutasime Pääskülast sealt tagant raba äärest nende metsade poolt, seal me siis tol ajal elasime ja sealt siis jalutasime rongijaama suunas, ma olin vankris ja ma ärkasin siis vankris üles selle peale, et see vanker niimoodi vetrus ja ma tundsin seda lõhna, mis õues oli, see oli selline aurava asfaldi ja mulla lõhn. Ja selline õhtune aeg oli, päike hakkas loojuma, äsja oli just sadanud vihma ja ma mäletan, kuidas need kasepuude oksad, mis sealt aedadest niimoodi üle plangu siis sinna tänava peale niimoodi langesid, et kuidas see piisad kukkusid sealt lehtede pealt niimoodi alla ja kusagilt tagant tuli siis see loojuva päikese valgus, see oli selline ilus, selline roosakas valgus ja siis ma kuulsin, kuidas minu selja taga, sest ma olin nagu peaga, olin ema poole, vankrit lükati nagu minu tagant ja ma kuulsin, kuidas mu ema räägib ühe tädiga juttu ja siis me liikusime Pääsküla jaama suunas, ehk siis tõenäoliselt me läksime saatma seda ema sõbrannat või kes iganes see oli, seda ma ei tea, sest ema ei mäleta. Me läksime siis teda saatma sinna rongijaama ja siis see olemine seal vankris, see oli lihtsalt nii õnnis hetk või selline õndsalik olek. Jumalik olek. Ja siis tagantjärgis ma saangi aru, et kuna see inimene mu käest seda küsis ja ta ütles, et need asjad, mida sa
kus sa ennast esimest korda oled nagu teadlikult fikseerinud ja iseennast mäletama hakanud. Et need hetked ja olukorrad hakkavad justkui nagu punase niidina sind läbi elu saatma ja sa alateadlikult väga paljusid käike ja otsuseid teed lähtuvalt sellest tundest, mis see iseenda teadvustamise esimene hetk on olnud. Ja minu jaoks on see siis olnud niisugune hästi ilus ja rahulik ja leebe olek ja vaatamata sellele, et ma olen ise selline emotsionaalne ja tegelikult ka ütleme sellise psühholoogilise tüübina võib-olla kergelt selline ärevuse fooniga pigemini, et siis see vajadus leida jälle seda niisugust õndsalikku olekut, et ma võin maha istuda, et kui ma tunnen, et ma tahan praegult saada mingist asjast nagu rahu või ma tahan lihtsalt ennast maandada, et siis ma võin suvalises kohas maha istuda ja ühe hetkega nagu sellesama seisundi kätte saada, sellepärast et see on nii minu. Ma olen nagu sellega harjunud, et see on nagu lapsest saati, võib öelda isegi beebist saati minuga koos, sest ma olen detsembris sündinud, järelikult ma olin 1,5 umbes, sest ma kirjeldasin ka oma emale neid riideid, mis mul seljas oli, ma kirjeldasin, milline see vanker välja nägi ja ema ütles mulle küll, et kui see ei ole võimalik, et lihtsalt nii väikse lapse, sa oled kuskilt pilti näinud. Ma ütlesin, et aga näita pilti, näita mulle seda pilti, et meil ei ole ju pilte sellisest asjast. Sellest vankrist ei ole ühtegi pilti. Ja ma ütleski, et et ma müüsin selle vankri pärast maha, aga ma mäletan seda hetke. Sa mõtle, kui hämmastav on meil mälu lastel, eks. Ja mitte kõik ei saa nii öelda nagu sina, et sa mäletad nii väikesest inimesena, nagu sa olid seal kärukeses, on ju, sa mäletad kõike seda, kuidas need puuoksed seal, kuidas see päike, vihm, see on fantastiline. See on niisugune lapse puhas kohalolu hetk. Aga see ei tähenda sugugi muidugi seda, et pärast hilisemas elus ma kõiki hetki mäletan, kindlasti mitte, kohe kindlasti mitte. Ja sul oli väga ilus ja hetk jäi meelde, aga kindlasti on paljud inimesed, kellel ei olnud nii ilus, kes siiamaani mõjutab. Ja see on väga-väga kõnekas, sest et see põhjus või see küsimus tuli nagu sellelt pinnalt, et see inimene oli käinud kunagi tegemas intervjuusid vanglas vangidega ja need olid need eluaegsed vangid. Ja siis nendele esitati küsimusi, et millal nemad mäletavad ennast esimest korda ja sealt tuli selliseid vastuseid, mida me isegi ei kujuta nagu ette, et kuidas on võimalik, et üks laps või üks nooruk hakkab esimest korda üldse iseennast nagu teadvustama või mäletama, näiteks 14-aastaselt või 15-aastaselt või alles ka 10-aastaselt ja kui ma olen ise küsinud teiste käest sedasama küsimust, siis väga paljud ütlevad, kuskil seal 2. klassis, 3. klassis. Et siis jääb üle ainult küsida, et aga miks? Et selle taga on ikkagi väga-väga sügav mõte, sest et reeglina meie mälu jääb ikkagi nagu soiku või sulgub mingisuguseks perioodiks või hetkeks või ajaks siis, kui me oleme stressis. Et kui me oleme stressifooniga, siis neid asju me tihtipeale üldse elus ei mäleta. Mul on endal olnud selliseid aegu elus, kus teine inimene räägib mulle, et mäletad, siis me käisime seal, siis tegime seda ja mina mõtlen, et vau, ma ei mäleta. Ma tõesti ei mäleta. Ja siis, kui kuidagi rahulikult veel pikemalt sellest asjast rääkima hakata, siis järsku käib nagu mingi klõps sul sees ja sahtlid hakkavad lahti minema ja siis sul hakkavad detailid meenuma ja need olukorrad tulevad uuesti jälle ette. Ja siis sa saad aru, et sa tegelikult mäletad küll, aga see esmane ligipääs nagu täiesti puudub alguses, sest et kuskil on mingi see ärevuse või selline väga stressirohke selline kogemine. Hingevalu ja stress on need punktid, mis meid sulgevad, eks ole? Ja, kindlasti. Ja, saan samastuda, mul on väga tihti sarnane asi on, et inimene räägib mingit lugu, mis meil peaks olema justkui temaga koos juhtunud, ma ei mäleta. Ja see ei pea üldse olema see, et sa oled nagu väga nagu halvas seisundis, piisab ka sellest, et sa oled lihtsalt ärev. Ainult ärevusest ka juba piisab ja siis sa juba ei fikseeri, siis sa ei ole kohal. Pikaajaline mälu on seotud südamega. Nii ilusasti öeldud. Süda kannab pikaaegset mälu. Miks me mäletame neid asju, mis juhtusid hästi varases lapsepõlves kuni vanaduseni välja, aga sellepärast, et me olime hästi avatud sel ajal ja laps on ju kohal hetkes alati.
siis kui saame täiskasvanuks ja hakkame tegema neid asju, mida me siis igapäevaselt teeme, siis me teeme ju väga sageli selle pealt, et peab ja on vaja ja me ei ole tegelikult nagu südamega ei ole alati kohal, sest et ma ei tea, kohustus või vajadus, siis me lihtsalt teeme ja sellepärast me ei pruugigi väga paljusid asju mäletada. Aga kuidas see kooliaeg järgnevalt, ma mõtlen just põhikool ja gümnaasium, kuidas see aeg sul läks? Minu jaoks oli keskkooli aeg oli väga raske aeg. Minu jaoks kerge oli selline lapsepõlv kuni ütleme sinna põhikoolini. Sinnamaani oli kõik väga äge ja lahe. Sest ma õppisin Tallinna Muusikakeskkoolis ja selle kooli eripära oli juba iseenesest see, mis nagu soosis seda loomingulist olekut ja kuidagi nagu rohkem ka kohalolu. Vaatamata sellisele nõukaaegsele hästi rangele korrale ja süsteemile, kuidagi ei suudetud seal ikkagi ära tappa seda lapse sellist sisemist sära ja rõõmu. Ma mäletan, et tohutult palju organiseerisime, tegime igasuguseid asju, aga klaverit harjutada mulle ei meeldinud. Et see oli niisugune nii-öelda väike kõrvalpõige, et sa õpid sellises koolis, aga sul tegelikult klaverit harjutada ei meeldi. Ma laulsin väga hea meelega, ma tantsisin väga hea meelega ja ütleme, kõik selline lapsest tulev loomingulisus oli nagu hästi-hästi avatud, aga samal ajal sellist rutiinset, et istuks klaveri taga ja tundide viisi harjutaks, et seda ma ikka nagu väga ei igatsenud. Ja siis ma tegin ise otsuse, et ma vahetan kooli, kasutasin ära juhust, et mu ema sattus olema 3 nädalat ühe viirusliku haigusega või haiglas ja ta ei saanud sealt kuidagi varem välja ja see langes just sellele perioodile, kui oli selline klassi lõpetamise aeg ja siis ma oma erialaõpetajale ilusasti kenasti ütlesin, et teate, ma olen nüüd otsustanud, et ma järgmisel aastal lähen teise kooli. Ja ma võtsingi paberid niimoodi välja, et emal jäi üle ainult konstanteerida fakti, et laps otsustas, et ta nüüd seal enam edasi sellest aastast ei õpi, mis nüüd uus algab. Ja siis ma läksin üle, tol ajal oli see Tallinna 54. keskkool, ehk siis täna on ta Saksa gümnaasium, aga saksa keelt õpetati seal juba tol ajal ja siis ma lihtsalt hüppasin muusika eriklassist saksa keele eriklassi, sest et muud võimalust ei olnudki, sest et muusikakeskkoolis lihtsalt inglise keelt ei õpetatud tol ajal. Ja me saime alates siis 3. klassist korralikku saksa keele õpet ja kuna inglise keelt ei olnud, siis mul ainus võimalus oli minna saksa keele eriklassi, sest et seal koolis lihtsalt oli saksa keelele ainult nii-öelda see intensiivõppe vorm. Aga sul on saksa keel tänaseks päevaks siis täiesti suus? Ei! Aga kui midagi ilusat öelda, suudaks nüüd praegu öelda saksa keel? Ei! No ma armastan sind, kindlasti suudaksid öelda. Ikka see ihliipeli lihtsalt, see on ja jääb. On ja jääb, just. Aga väga lihtne ja pragmaatiline, pole praktikat olnud, pole reaalelu praktikat olnud, sest et elu oli lihtsalt selline, et saksa keel tuli ainult, ma ei tea, RTL-i vaadates või, aga seda liiga palju ei olnud, nii et esimesed mingisugused 10 aastat ma suht palju sain aru küll, aga väga ei kippunud rääkima, aga sellest tuli iseenesest meil ju Tallinna lastel tuli soome keel televisioonist ja inglise keel ka. Et nii kui tulid ikkagi ingliskeelsed filmid, siis ma tean, et mul on isegi mingil perioodil, kui ma olin lastega kodus, siis ma olen paar korda isegi sellist asja teinud, et ma maalriteibi kleepisin telekale alla äärde ja vaatasin vapraid ja ilusaid, et mitte lugeda tõlget, et ma harjutaks rohkem inglise keelt, sest et see oli hästi ammu aega tagasi, see oli siuke 90ndate alguses, mingi 93, 94, mingi selline periood, 95. Jah. Väga nupuses. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Jaa, täpselt. Aga kuidas täna muusikaga sul side on? Selles mõttes on hea side, et muusika peab minu elus olema. Ma pean saama käia muusika kas etendustel või kontserditel, viimasel ajal pigem kontserdid, sümfooniaorkestri kontserdid, sellised suured. Hingele. Hingele, see peab minu elus olema.
siis mul on hästi äge õde ja tema on siis natukene kaasatud ka ühe sellise orkestri nagu Põhjamaade sümfooniaorkestri tegemistesse ja kui neil on Eestis kontserdid 2 korda aastas, siis on raudpauk, et me siis kõik alati kontserdil on ju. Ja igasugu muid asju ka, et ikka ostan pileteid vahest ja käin. Või kui kutsutakse, siis kindlasti lähen alati, et ma teen pigemini kõik muud asjad vabaks, aga peaasi, et saaks. Ja ma kuulan päris palju ka klassikalist muusikat, sellepärast, et see lihtsalt on. Ma olen seda lapsest saati harjunud kuulma. Tunnistan ausalt, täna väga paljusid asju ma enam nii-öelda helilooja ja teose nii-öelda nimepõhiselt ei tea. Lihtsalt ei mäleta ja see pole minu jaoks oluline, aga minu jaoks on oluline muusika kui heli, sest et ta lihtsalt niivõrd mõjutab mind. Ta lihtsalt mõjutab. Ja kui ma soovin nagu endas midagi parasjagu, ma ei tea, korrastada, muuta, minu arust kõige kujukam näide on võib-olla see, et kui teinekord ikka juhtmed kokku jooksevad nii-öelda, eriti siis, kui lapsed olid väiksed ja kuna neid on palju ka ja siis tegemisi oli tohutult palju, meeletu logistika ja siis sa nagu hajud ära. Lihtsalt sa hajud ära, sest asju on nii palju ja siis mul olid autos Beethoveni sümfooniat, et CD-d ja siis ma aeg-ajalt lihtsalt ütlesingi lapsehoidjale, et tead nüüd. Siis ma läksin lihtsalt maja ette, istusin autosse, panin seal Beethoveni 9. või 7. või 4. või need olid mu lemmikud, et panin need peale. Ja siis ma võisin tund aega kuulata, sest et Beethoveni muusika on lihtsalt niivõrd struktureeriv. Ta toob su tagasi. Ta toob su lihtsalt struktuuri tagasi. Oled seal ikkagi oma mingisugune pool kuni tund aega ära istunud, siis tuled sealt autost välja. Nii. Mis on nüüd järgmine asi? Siis on see, järgmisena on see. Sul on kohe paigas, sa tead täpselt, mis järjekorras, mis moodi, kui palju. Plaan on paigas. Kas võime öelda, et Beethoven loodud oma muusikaga, nagu ta seda kõike neid järguliselt seal tegi, et seal on väga suur tervendav sõnum meie jaoks, meie kõigi jaoks, inimkonna jaoks üleüldse. Kindlasti. Üldse väga palju. Muusika on üldse vägi, eks ole ju, oled sa Kai nõus? Jaa. Issand, kui vahva. Kuulake Mozartit, megaharmooniline. See annab hinge sümbioosi paika panna. Ja. Aga sa oled 5 lapse ema, on mul õigus? Vahva naine. 5 last, see on paras väljakutse selles mõttes, et su energiat ja jõudu läheb kõvasti, et ma saan aru, muusika aitas ja toetas sind, et 5 last üles kasvatada. Aga mis on veel nagu kindlasti olnud väga suured väljakutsed laste kasvatamise juures? Sul? Tead, ma pean ütlema seda, et ma vist olen nii õnnelik ema, et mul ei ole nagu väga hulle väljakutseid üldse olnud. Ja kui väljakutsed on olnud, siis nad ei ole minu jaoks isiklikult nagu kogemusena üldse olnud nagu nii rasked. Teiseks, nad ei ole kõik niimoodi väga järjest tulnud. Et mul on küll esimese ja teise lapse vahel on 6 aastat, siis on kohe 1,5 aastat, teise ja 3. vahe ja võt siis järgmised see 4. ja 5. tulid ikka sellise paraja vahega. Ja olgem ausad, lastega saab ju läbi rääkida, et kui sa ikka tunned, et ta peab tulema, et ta plaan on paigas, ta hakkab tulema. Ta tahab tulla, mina olen andnud oma nõusoleku, aga antud aja hetkel ma ei ole valmis. Mingi asi segab. Kas ei ole mingid kodused olukorrad ei ole head, kas mingisugused suhete asjad ei ole päris sellised, et sa tunned, et sa praegu tahaksid seda asja teha. Mis iganes. Ja siis sa saad lihtsalt läbi rääkida. Siis sa lihtsalt küsid, oled nõus ootama veel? Ma praegu ei saa. Et natuke aja pärast. Aga kuidas lapsed sind on õpetanud või selles osas just, et nagu peegeldanud sulle võib-olla mingid sellised ilusamaid või valusamaid kohti sinust endast? Ma arvan, et kõik emad on seda kuulnud, et emme, sinu söögid on kõige paremad. Ma mäletan kunagi, ma lihtsalt praadisin muna. Ja siis lapsed tulid ja ütlesid, emme, sinu tehtud toidud on maailma kõige paremad. Ja siis mul oli tegelikult oma sisimas, mul oli nagu isegi nagu piinlik, sest ma mõtlesin, et issand, ma ei ole ju mitte midagi teinud.
ja päris palju oli selliseid situatsioone, kus lihtsalt lapsed keeldusid mujal söömast, sellepärast et need ei maitsenud nii. Ma olen ühe korra istunud niimoodi terve perega, nii et tol ajal oli 4 last ja me istusime Nõmmel pannkoogi seal selles kohvikus. Ja lapsed teades, et siin saab pannkooke, kõik muidugi tellisid ja lõpuks me istusime siis mehega kahekesi virnade viisi pannkooke, sest et lapsed võtsid, nokkisid paar ampsu, ütlesid, aga need ei maitse üldse nii nagu emme tehtud. Ja siis meil oligi nii, et tol ajal ei olnud seda kommet ka veel, et näiteks sa saad toidu kaasa võtta kohvikust. Ja siis sinna jäigi ikkagi päris mitu portsu maha, sest et ühe lapse omad jaksad veel võib-olla poolenisti ära süüa peale enda oma, aga rohkem ei söö. Ja siis on olnud ka selliseid juhtumeid, kus me näiteks oleme läinud külla, lauad on lookas, me ise oleme kurgu ääreni ennast täis söönud, jõuame koju, kell on 12 öösel ja siis need särasilmsed 4-aastane ja 5-aastane näiteks ütlevad sulle, et hakkame nüüd süüa tegema. Kõht on tüü. Mida, miks te, et külast tulime sõite ju. Ei, me tahame ikka sinu oma. Kõik. Eks ema tehtud. Sa ei saa midagi teha. Aga vaat ema tehtu sees on armastus. Ja see on kuidagi nii turvaline, see on toidus, see on riietes, see on kõiges, eks see ongi see kuidagi alateaduses. Tead sa, ma arvan, see tuleb ka sellest lihtsalt, et mida need lapsed on harjunud saama. Just. Ja kuna minu lapsed ei ole käinud lasteaias, mitte keegi, välja arvatud esimene poeg, käis vist lasteaias kokku äkki 2,5 kuud umbes. Ja siis ka ma võtsin ta sealt tagasi ja ma viisin ta lasteaeda ikkagi niimoodi, et ma ei tahtnud, aga mul oli lihtsalt selline elusituatsioon, et midagi muud ei jäänud üle. Ja kui laps on harjunud kodus kogu aeg sinu tehtud sööki sööma, siis see on ka loomulik. Aga see oli teadlik otsus, et sa ei soovi lasteaeda panna enda lapsi? Ja, see oli täiesti meie kindel otsus ja valik, et meie lapsed lasteaias ei käi. Aga mis selle põhjus võis olla? Ütleme niimoodi, et minu laste 4 lapse isa on arst ja tema esimene arsti amet oli pediaater. Ja ta oli siis nii palju ikkagi näinud seda nii-öelda laste maailma läbi meditsiini ja läbi üldse sellise kollektiivis kasvamise. Ja mõtleme selle peale, et see oli ikkagi selline sügava nõukaaegse järgne periood, sest et need lapsed, kellest ma praegu räägin, nemad sündisid 93, siis sündis 95. Et need on ikkagi sellised, elu ei olnud päris selline nagu täna. Kasvatusmeetodid olid teissugused, aga mida me kindlasti kõik teame, et ikkagi koolist ja lasteaiast laps tuleb sealt mingi teise pagasiga, et ta sinna läheb kodupagasiga, aga koju tuleb ta sealt ikkagi selle pagasiga, mida ta siis seal õpib. Ja kuna meie jaoks ei olnud eriti oluline, et nad selle pagasiga meile koju tuleksid, sest et kui eriti veel siis, kui lapsi on palju, sest et kõik, mida vanemad õpivad, selle automaatselt võtavad üle ka kõik nooremad. Et see oli lihtsalt meie valik. Et laps kasvab kodukeskkonnas ja nad läksid nii-öelda 0 klassi ehk siis ettevalmistusklassi enne kooli, see oli siis esimene selline suurem kokkupuude kollektiiviga, aga enne seda oli alati ikkagi ka sõpru ja mingeid tuttavaid, et ega need lapsed ikkagi isolatsioonis ei kasvanud. Ja kui vaadata seda aega tagasi sinna, kus sa praegu räägid, siis see oli parim, mida sa lastele pakkuda said. Täna võiks öelda, et võib-olla et see on isegi neile rohkem andnud see, et nad kodust läksid ja alustasid teekonda. Tead, sellega oligi alguses natukene sai nalja ka. Sai nalja ka? Ja eriti nii-öelda 3. lapsega, kes siis on kohe 1,5 aastat peale oma vanemat tõde. See on ka tüdruk. Ja siis nendega oligi nii, et kui vanem tüdruk läks 0 klassi, siis ta tuli koju ja õpetas sellele endast 1,5 aastat nooremale kõiki neid samu asju, mida ta täna just seal 0 klassis õppis.
ta lihtsalt jagas oma neid, mida tema sealt teada sai. Teadmisi. Noh, kujuta nüüd ette, et see 4-aastane sai selle 0-klassi hariduse juba kätte. Siis läks vanem õde 1. klassi, tuli koju ja õpetas kõik asjad, mida ta oli koolis kuulnud, rääkis edasi jälle samamoodi õele, sest et see temast noorem natukene, ta oli nii usin kuulaja ja ta tohutult nagu ta nagu väga imetles seda vanemat õde ka, et see oli minu suur õde ja ta on tark ja ta teab kõike ja siis sealt foonilt kasvas see välja, et lõpuks ta on veebruarikuus sündinud ja me olime fakti ees, et veebruaris ta sai alles 6 ja kuidas me siis paneme ta nüüd uuesti nagu 0-klassi ja alles siis veel 1. klassi, et see kõik nagu, et see on nagu läbitud värk juba. Ja siis me tahtsime ta panna kohe kooli 6-aastasena, aga ta oli olnud pool aastat ainult 6, eks ju. Ja siis alguses ei tahetud teda sinna kooli vastu võtta, sest et eeldati ikkagi, et ta ei ole kooliküps ja meile ka öeldi, et ta ei ole kooliküps. Ja läks mõnda aega mööda, me tegelikult saime ikkagi niimoodi asjad aetud, et me panime ta kooli. Et ta ikkagi sai sinna ta sai, on ju. Ja siis läks mööda kuskil umbes 3 kuud sellest 1. klassis käimisest, kui see klassijuhataja, kes muu hulgas oli siis selles kooliküpsuse komisjonis varem, kutsus mind siis kooli ja ütles mulle, et teate, et ma tahtsin vabandada, et ma arvasin, et see laps ei ole nagu küps. Et tegelikult tuli välja, et tema maailm on lihtsalt niivõrd erinev teistest lastest, et ta mingitele trafarettküsimustele, mida nagu lasteaedades juba harjutatakse lapsi nagu kas midagi tegema või mingil moel nagu maailma vaatama või asjade peale kuidagi vaatama, et tal ei ole lihtsalt sellist lähenemist. Tema lähenemine oli natukene teistsugune. Ja see teistsugune lähenemine tuleneski sellest, et kuna nad ei kasvanud mitte lihtsalt kodus, vaid me elasime maal. Me elasime täiesti maal ja meie jaoks oli igapäevane asi tegeleda aiatöödega, tegeleda nii-öelda nagu ka maatöödega osaliselt, kuigi me põllupidajad ei olnud, lihtsalt peenramaa oli, eks ju. Aga sinna juurde kuulusid ka sellised asjad, et kui looduses mingid muutused toimusid, siis need lapsed kogu aeg nägid neid asju. Me selgitasime neile ja meil oli näiteks hästi tore juhtum oli see, et meil jooksis selline kuivenduskraav aiast läbi ja kraavid nagu ikka, et ühest otsast on kõrgemad, teisest madalamad, sest eeldus on see, et see vesi ikkagi ju ära jookseks. Nii. Ja siis kevaditi alati konnad tulid kudema sinna kraavi, aga kuna madalamas otsas või seal, kus oli vett vähem, oli vesi soem, siis nad läksid kudema sinna poole. Aga see vesi kadus mingil hetkel hästi kiiresti ära ja siis selleks, et kogu see konnakudu seal, et see ei hukkuks, siis me käisime iga kevad ämbritega, korjasime seda sealt kraavist ja viisime sinna sügavasse otsa. Ja muidugi lapsed olid ka kaasas alati seda tegemas. Metsas jalutamas käisime, siis nad nägid seda, kuidas näiteks, ma ei tea, jänes peidab oma poegi kuskile. Meil oli seal mingi selline vaarika võsa heinamaa ääres. Ja siis me avastasime, et jänes käib oma poegi sinna vaarika võssa peitmas. Ja miks ta seda teeb? Lihtne vastus on see, et seal on lihtsalt ohutum. Loomale on seal ohutum oma poegi kaitsta. Mitte see, kui ta oleks kuskil metsas. Et ta toob need pojad sinna või ka pesitseb näiteks seal vaarika osas lihtsalt sellepärast, sest need pojad ei paistnud üldse selle heinakulua või selle lehtede kulu alt välja. Ja siis, kuna meie lapsed olid nagu harjunud selliseid asju, looduses tähele panema ja kogema neid asju, siis kui nad läksid kooli ja hakkasid nendest asjadest rääkima, siis õpetajad vaatasid niimoodi, et kus nad teavad seda kõike. Ja siis saidki aru, et tegelikult küsimus ei ole mitte selles, et ta ei ole kooliküps, vaid ta on kasvanud teistsuguses keskkonnas lihtsalt. Ja kui temaga nagu piisavalt suhelda, et siis tegelikult kõigega saab hakkama ja toimivad küll. Väga õige kasvatusviis. Ma arvan, see on päris hea lapsele, kui ta saab kasvada maal ja saab kasvada sellises keskkonnas, kus talle räägitaksegi nendest asjadest ja maailmast natukene suuremalt kui võib-olla mõnes koolis täna. Aga täna on ju kindlasti ka teisi koole, kes palju avatumalt ja rohkem lastakse nagu sellel õpilasel avaldada oma arvamust ja oma mõtteid ja seda maailmapilti ise kujundada, et see on minu meelest ülilahe.
aga ma tahaks tulla tagasi sinna, kus sa läksid ämmaemandajaks õppima. Et kus tuli üldse selline mõte, et ma tahan nüüd saada ämmaemandaks? Ja see on väga vahva vastus Seda kindlasti. lugu ma olen ka päris palju küll rääkinud juba. Niimoodi tuligi. Mul ei olnud mitte mingisugust ämmaemandaks minemise plaani. Ma lihtsalt see 3. tütar või 3. laps, kes sinna kooli natuke varem tahtis minna. Tema oli siis kuskil 1,5-aastane ja meil oli selline komme tol ajal, et vähemasti pühapäeva hommikuti ma saan kauem magada ja mees siis võtab lapsed ja tegeleb nendega natukene aega, et ma saan siis tunnikest 1,5 lihtsalt nagu ennast rohkem välja magada. Ja siis selle sama 1,5 tunni sees ma nägin unenägu ja seal unenäos ma siis kõigepealt nägin, kuidas ma istun klassis, on palju naisi, õpetaja on ees või lektor on ees või õppejõud on ees, vahet ei ole, kes siis räägib. Ja siis, kuidas ma haiglas toimetan ja kuidas ma naistega teen vastuvõtte ja lõpuks on siis vastupidi, et saalis on tohutu suur hulk rahvast ja mina olen ees ja räägin neile. Ja siis, kui ma üles ärkasin, siis ma sain aru, et ma peaks nüüd ämmaemandaks õppima minema. Ja siis ma läksin lihtsalt silmi sügades niimoodi, me elasime maal ja see oli selline hiigel suur talumaja, kus ongi niimoodi, et need köök on nagu see keskne selline suur ruum ja siis läbi köögi oli vaja minna, et jõuda vannituppa ja siis ma läksin niimoodi silmi sügades sinna vannituppa ja ütlesin täiesti niimoodi nagu muus eas mehele, et kuule, ma lähen nüüd ämmaemandaks õppima ja mees istus samal ajal lastega söögilaua ääres ja pani just pudrunusikat tüdrukule suhu ja ütleb mulle täpselt sama, nagu loomulikult. Ütleb mulle vastu, et okei, et tee siis ruttu, et nädal aega on veel jäänud. Et dokumente võetakse veel nädal aega vastu. Ja sõna otseses mõttes, see oli pühapäevane hommik, järgmisel hommikul ma sõitsingi mehega koos siis linna, viisin dokumendid sisse, sealt omakorda nädala pärast oli siis vestlus ja sealt omakorda 3 päeva pärast ma siis sain teada, et ma olen vastu võetud ja ma olen siis ämmaemandusõpilane. Ja algul ma olingi õpilane, sest et see oli veel nõukaaegne nii-öelda selline 2 aastat 10 kuud kestev ämmaemandus selline õppekava. Ja siis ma kukutasin täpselt aasta peale käisin esimese kursuse ära ja siis kukutasin uuesti iseennast esimesele kursusele tagasi, sest et siis järgmisest aastast hakati ämmakatele andma kõrgharidust ja ma tegin selle otsuse, et ma pigem hakkan kohe kõrgharidusprogrammi järgi õppima, sest et ma teadsin, et raudselt on kohe varsti uus laps ja siis mul ei ole enam nagu selle tite kõrvalt aega mingite täiendõpetega nagu hiljem tegeleda, et parem juba kohe. Ja kuskil nagu kõhutunne ütles, see asi varsti juhtub, et parem praegu. Ja siis ma läksingi uuesti esimesele kursusele ja siis vist äkki oli 3.-4. kursuse vahel, kui siis tuligi võtta akadeemiline, sest et 4. laps sündis 2000. Fantastiline. Meil siin peres on ka mina olen 2000 sündinud ja 95 on sündinud, meil on hästi mingid lapsed väga sarnased auku läinud kuidagi ajaliselt. Ma tahtsin küsida ka seda, et sa oled ämmaemandana töötades kindlasti võtnud väga-väga palju erinevaid armsaid hingi siia vastu, aga on sul mingi selline erilisem või müstilisem lugu ka, mis sulle meenub oma töös, mis oli nagu natuke teistsugune kui tavaline sünnitus? Tead, esiteks ma arvan, et kõik sünnitused on erilised, sest igas sünnituse juures on olnud midagi niisugust, mis kuidagi jääb nagu meelde, kuigi ma praegu küll ei saa öelda, et ma kõiki sünnitusi kindlasti nagu mäletan. Aga see iseenda sees ka see õnnetunne, et kui see laps on sündinud, see on niisugune tunne, nagu sa oleksid ise selle lapse saanud. Iga kord on täpselt see sama õnnetunne ja rõõmutunne, et see on minu jaoks olnud selline ülioluline. Aga mul on olnud eremälestus
ühest väga huvitavast naisest. Ta on venelanna ja me sünnitasime koos, ma ootasin samal ajal oma 5. last ja ma olin öövalves väga suure rõõmuga. Ja tema tuli mul haiglasse kuskil öösel ja siis ma näitasin talle alati ilusasti kätte ja siis ta võttis oma asjad, mis ta oli siis haiglasse kaasa võtnud, ta oli üksinda ja võttis siis asjad kotist niimoodi ilusasti välja, sättis ennast niimoodi sisse nagu hotellituppa kenasti ja muu hulgas võttis sealt kotist välja sellise pisikese Jumalaema ikooni, Vene kiriku või sellise ikoonikese ja pani selle sinna laua peale, voodi kõrvale. Ja tema seda rasedakaarti lugedes ma sain aru, et meil on siin potentsiaalselt nagu oodata mitte tavapärast sünnitust, sest seal oli hästi selgelt kirjutatud, et ühesõnaga Downi sündroomi oht või võimalus on väga-väga kõrge. Et see tõenäosus, et sünnib Downi sündroomiga laps, on väga suur. Ja siis ma ilusasti rahulikult küsisin ta käest, et kas ta ikka on aru saanud sellest ja kas ta teab seda. Ja tead, siis ta vaatas nii lahke pilguga mul otsa, kui üldse üks naine saab vaadata teisele naisele otsa. Ja ütles mulle, Kai kallike, ära muretse, kõik on hästi. Issand, kui armas. See oli maailma ilusam sünnitus. Me tegime seda kahekesi niisuguses vaikuses ja rahus. Sündis täiesti terve tütarlaps ilma ühegi komplikatsioonita. See sünnitus kulges hästi. See ema oli terve, laps oli terve, kõik oli väga-väga hästi. Ja võt minu jaoks oli see sel hetkel nagu tohutu õppimise koht, et kuidas naine võib nagu nii täiuslikult olla usalduses. Et ükskõik, mida testid ei näita, mida arstid ei räägi, see tema enda tunne sisemiselt, et tuleb täiesti terve laps ja ta ei luba seda rasedust katkestada või ta ei tee seda otsust rasedust katkestada. Et ta ei võidelnud sellega, et see ei olnud see, et ei, ma ei luba. Ta oli kõikidega selline, ka nende arstidega, kes ütlesid talle, et tead, see test näitab nagu väga keerulist kohta. Aga tegelikult ei olnud. See lugu räägib tingimusteta armastusest. Ja, täiesti. Ta oli valmis võtma vastu kõik variandid. Et isegi kui see laps oleks olnud, siis see naine oleks võtnud selle täielikult vastu. Ja see oli nii huvitav, et kui ma peale siis seda 5. last tulin uuesti tööle tagasi, siis see naine otsis mind uuesti üles ja ta tuli sünnitama oma 3. last. Ja siis tuli välja, et samal ajal, kui mina olin oma 5. lapsega kodus, siis sel ajal oli ta tulnud ka mind otsima, aga siis mind ei olnud. Ja siis ta sünnitas kellegi teisega. Ja siis, kui ta ootas oma 3. last, siis ta sai teada, et ma olen jälle uuesti tööl tagasi ja siis ta tuli uuesti. Nii et me käisime selle 3. lapse teekonna temaga ka veel uuesti. Fantastiline kingitus. Imeilus lugu. Aga töötades ämmaemandana ja olles ise siis endale sünnitanud siia ilma 5 last, siis sa oled väga palju näinud kõrvalt seda, mida need naised kõige rohkem selle sünnituse juures vajavad ja mida nad võib-olla ka meestelt võib-olla ootaksid või vajaksid. Ma arvan, et kõige rohkem vajab naine lihtsalt mõistmist. Ta vajab, et keegi oleks kõrval. Ta väga sageli üldse ei vaja nõuannet. Ta vajab lihtsalt teise inimese kohalolu. See fakt, et minul kui naisel on praegu kas valus või ma kardan, ma olen ärev, muretsen, ma ei suuda seda või teist, aga et need inimesed, kes mu ümber on, kaasa arvatud siis mees, et nendel on nii palju seda sisemist vaimujõudu ja tarkust lihtsalt olla olemas, olla kohal
see on turvatunne. see on lihtsalt turvatunne, absoluutselt. Ja naised, kes on sellised väga tugevad naised ja teavad täpselt, miks nad siin on ja mis tööd nad on tulnud tegema. Ega nendel on see sisemine klaar olek ja see veendumus on ka nii tugevad, et tegelikult ükskõik, kes ta ümber on, ta teeb ikkagi oma töö ära. Kunagi praktikal olles Pärnu haiglas oli üks selline kogemus mul, kus naine tuli üksinda ja ta ei olnud üldse mitte kõige lihtsamast keskkonnast pärit, aga see sisemine nagu teadlikkus ja veendumus ja see iseendasse uskumine. Ta ei oodanud, et ämmaemand tema eest sünnitab, ta ei oodanud, et arst tuleb ta jaoks midagi tegema, ta tuli siia haiglasse lihtsalt sellepärast, et üldiselt meie kord näeb ette, et tuleb tulla haiglasse sünnitama. Täna see enam nii ei ole, kes tahab, saab valida ka kodus olla, aga tol ajal ei saanud. Ja siis ta tuli. Aga ta tegi täiesti ise oma töö ära, nii et minu jaoks oli see sünnitus täpselt see, mida kunagi kirjeldas üks vana ämmaemand, kes ütles mulle, et tead Kai, hea ämmaemand on see, kes kõigepealt, kui sünnitus alles nagu algab naisel, no ei ole vaja midagi teha, siis sa lihtsalt ootad. Siis läheb natukene aega mööda, siis sa natukene veel ootad. No lõpupoole siis sa võiksid veel natukene oodata. Ja siis see laps ongi sündinud. Et ja ma annan väga hästi aru, et ega kõik sünnitused päriselt niimoodi ei lähe. Aga see usk naise jõusse, seda, et tema ka intuitiivselt väga selgelt tajub, teab ja tunneb, mida ta peab tegema ja kuidas ta peab olema. Et see on ka ämmaemandale väga suur usalduse küsimus, et mitte alati kohe sekkuda. Aga jällegi ütlen, et paraku neid naisi, kes niimoodi suudavad ära tunda, neid tundub, et vist jääb aina vähemaks. Et ma ei tööta tegelikult ju aktiivselt ämmaemandana enam alates aastast 2011, aga mul on ikkagi väga toredad sidemed oma endiste kolleegidega ja ma olen ka Eesti Ämmaemandate Ühingu liige ja käin koolitustel ja konverentsidel, et hoida ennast kursis sellega, et mis täna siis meditsiinis toimub selle koha pealt ja see üksmeelne selline mulje, mida ma kuulen, on see, et ikkagi neid teadlikke naisi jääb vähemaks. Et naised on täna nagu natukene sellised, ma ei taha öelda, et abitud, aga nad nagu ei usalda nii palju. Kartlikud äkki? Kardavad palju, hästi ebakindlad kipuvad olema. Mitte kõik. Aga seda on rohkem kui vanasti. Vähemalt need kolleegid ütlevad, kes on siis sama aja inimesed nii-öelda seal sünnitusabis, nagu mina kunagi olin, et nad on minu endised kursakaaslased paljud. Aga mis sa, Kai, arvad? Miks see nii on? Ma arvan, see seos on seotud või see on seotud sellega, et ühiskond muutub. Uued põlvkonnad, kes peale tulevad, on kõik hoopis teistmoodi, kui oli eelmine põlvkond. Aga ütleme niimoodi, et sotsioloogid ja muud teadusarvud, mis tegelevad nagu generatsioonide uurimisega, nemad ei pane generatsiooniks mitte seda umbes 25 kuni 30 aastat, mis on siis ütleme ema ja lapse vaheline vanus, vaid generatsiooniks loetakse keskmiselt 15 aastat. Ja mida ma omast kogemusest kunagi juba küll ammu aastaid tagasi aru sain ja mis täna kindlasti läheb ka kokku sellega, mida teadlased on nagu need, kes uurivad nii-öelda neid generatsioone, mida nad on märganud, on see, et iga järgmine põlvkond, kes sünnib, iga laps, kes emal sünnib, on vaimselt targem, kui on tema vanemad. On energeetiliselt rohkem arenenud, kui on tema vanemad. Selles seisnebki ju evolutsioon. Ma toon lihtsa näite. Just täpselt. Meie vanematena, väga see on niisugune mustvalge näide, aga meie vanematena saame ju oma lastele õpetada põhimõtteliselt seda,
kuidas siin maa peal asjad käivad, sest me oleme siin kauem olnud. Ma saan öelda, et vaata, kui siit uksest välja lähed, vasakut kätt, keerad ümber nurga, seal on leivasaiapood. Seal on kõige mõttekam minna ja osta sel kellaajal, sest et siis tulevad just värsked leivad saiad müüki. Nii, kui sa lähed teisele poole, siis sealt natukene maad edasi, sealt tuleb näiteks see või teine asutus, astud ukse sisse, seal saad need toimungud ära teha. Aga mida laps õpetab meile? Mida su lapsed õpetasid sulle? Kõik asjad käivad tagurpidi teistmoodi. Nii, lapsed õpetavad meile kannatlikkust, empaatiat, emotsionaalset sellist kohalolu, oskust tunnetada, ära tajuda. Ja meie lapsed on meile suured õpetajad. Meie ei õpeta ju lapsele tajumist. Laps oma käitumise, oma reaalse olekuga, ta ei õpeta meile ju nii nagu, ma ei tea, koolipingis. Ta õpetab meile seda läbi oma käitumise, oma suhtumise, oma mõtlemise, sest et mõtle, kui need 3-aastased siis lõpuks nii soravalt juba rääkima hakkavad, et diktsioonid lähevad selgemaks ja juba ka mitte ainult ema, isa, vaid ka võõrad hakkavad juba hästi aru saama, mida see laps räägib. No sealt tuleb ju kullateri ju puhtalt ju. Ja kuuled ja mõtled, et kust see tuleb. See on ju imeline, mida lapsed tegelikult meile räägivad ja see peab olema väga tark vanem, kes oskab seda kuulamist ka nii-öelda ära kasutada, rakendades seda teadmist ja arusaamist siis oma elus igapäevaselt selle lapsega suheldes. Sest et kui sa lähed ja ütled iga asja peale, et ära jutusta ja ole vait ja ei karju siin ja mis te jooksete kogu aeg, me tegelikult ju tekitame talle takistusi ja tema õpib läbi selle, kuidas mitte väljendada ennast sellisena, nagu ma olen. Ja nii me blokeerime oma lapse arengut ja kogu teekonda. Ja need on valed mustrid, mis tulevad siis kaasa, mida ei tohiks kaasa anda. Absoluutselt. Ja minul ka väga suur osa tarkusest tuli ikkagi hiljem, ega ei olnud niimoodi, et kui lapsed sündisid, et ma siis oleks kõikidest asjadest kohe aru saanud, aga mingid asjad tulevad tasapisi hiljem ja eriti hästi tulevad siis, kui on lapselapsed. Eriti hästi siis. Minul seda võimalust ei ole veel. Teie saate omavahel jagada, et mis need lapselapsed teevad. Aga 9 aastat ämmaemandana üks hetk muutus. Sa soovisid selle teekonna lõpetada justkui. Mingis osas sa ikkagi käid sellega kaasas, on ju, käid nendel loengutel ja asjadel. Aga sa ikkagi soovisid selle muutuse läbi teha. Mis viis üldse selle muutuseni või mõtteni, et ma sooviks selle teekonna nagu panna enda jaoks pausile? Tead, esiteks oli kindlasti peamiseks põhjuseks see, et ma lihtsalt tundsin sisemiselt, et selle asja aeg minu elus on läbi. Et ma ei pea seda tööd enam tegema ja küsimus ei olnud ka juba enne mitte selles, et ma pean nii-öelda kindlasti, et mingi asi nagu sunnib või et ma pean. Ma ei pidanud üldse, ma lihtsalt tahtsin teha ja mul oli kuskilt nagu kogu aeg selline teadmine või tunne, et ma pean mingisuguse aja kindlasti ka peale kooli lõpetamist ikkagi haiglasse tööle minema, et saada seda kogemust, sest et tolleks ajaks ma tegelikult sain aru juba, et ma ei õpi mitte midagi uut ja ma täna julgen öelda, et ma ei ole siin elus mitte midagi uut õppinud, ma kogu aeg ainult tuletan meelde. Kõik, mida ma kogen, on olnud nagu äratamine või meelde tuletamine, et ma kogu aeg nagu mingi uus asi tuleb mu ellu ja siis ma saan aru, muidugi, ja, ma tean küll või ma mäletan küll. See on nagu, see tuleb nagu meelde, see on äratundmine ja vot see äratundmine, et ma mõnda aega pean seal olema ja kuna ma jäin sinna kauemaks, kui ma alguses nagu eeldasin ja plaanisin, siis tegelikult selle 9 aasta sisse jääb ka osaliselt, ma loen sinna sisse oma 6 aasta pikkuse ämmaemanda nii-öelda selle kooliaja. Et ma alustasin õpinguid 96 ja ma lõpetasin siis töötamise 2011.
et 6 aastat õppisin ämmaemandaks, aga see 9 aastat nii-öelda tööstaaži, et ma loen ka oma õpingu viimased paar aastat sinna selle 9 aasta sisse, seda sellel põhjusel, et siis sai juba päris aktiivselt juba ikkagi ämmaemanda tööd tehtud, sellepärast, et tol ajal olid nõuded nagu sellele, et kui palju sul peab olema ka sünnitusi vastu võetud näiteks kooli lõpetamiseks või siis vähemalt osalemine sünnitustel. Et need numbrid olid päris suured. Ja mul õnnestus ka seal õpingute ajal, ma arvan, see oli vist eelviimasel, see oli 4. kursusel, kui me olime keskhaiglas pikal praktikal ja siis me pakkusime seal osakonnas ämmaemandatele, et peale minu oli veel üks kursakaaslane mul, kes töötab siiamaani seal ämmaemandana. Ja siis me kahekesi pakkusime, et kui teil on abikäsi vaja, et helistage meile, et siis me tuleme. Ja siis mõnda aega meid väga rõõmsalt niimoodi ka kasutati ja me ülihea meelega läksime. Ja see oli kõik peale kooli, peale kõike muud ja ma võtsingi kätte ja ajasin öösel kell 2, mis sest, et 2 tundi olin magada saanud, ajasingi jalad alla, istusin autorooli ja sõitsin öösel haiglasse sellepärast, et mul on võimalus minna praktiseerima. Ma tahtsin lihtsalt väga praktiseerida ja minu nagu suur trump oli see, et mul oli kooli lõpetades ikka nagu väga palju sünnitusi, mida ma olin ise vastu võtnud. Et see number oli väga palju suurem kui enamikel teistel. Kogemust oli lihtsalt juba rohkem. Aga mingil hetkel ma lihtsalt tundsin, et see aeg on nüüd läbi, et ma ei pea seda tööd rohkem tegema ja teiseks oli see, et hiinameditsiini ja nõelravi poolega ja ütleme sellise inimese energeetika õppimise poolega ma alustasin tegelikult tükk maad varem, kui ma ämmaemandaks õppima läksin, et see algas kõik minu jaoks juba kuskil 90. aastal, 91. aastal läks nagu hästi tugeva sellise liikumisega kohe, et see asi oli minuga kogu aeg nii-öelda tagataskus kaasas ja kuna mu laste isa oli erialalt, siis tolleks hetkeks, kui meie kohtusime 91. aastal, oli põhikohaga nõelraviarst, ta ei töötanud enam haiglameditsiinis, aga ta oli täiesti täiskohaga nõelraviarst, siis minu jaoks algas temaga koos selline hästi intensiivne selle energeetilise meditsiini õppimine ja sinna juurde ma siis tegin lihtsalt selle ämmaemanda hariduse ja nüüd, kui ma otsustasin, et ma enam ei pea seda ämmaemanda ametit pidama, siis minu kindel teadmine oli see, et ma lähen täiskohaga ikkagi ainult sellesse energeetilisse meditsiini. Aga mis see nõelravi üldse tähendab või milliste kaebuste puhul ta aitab siis? Ma kindlasti ütlen, et nõelravi kõige efektiivsem on preventsioonina ja taastusravis. Ta on taastusravi poole pealt ja sõna taastusravi, kui ma ütlen, siis see ei tähenda tegelikult taastusravi nagu sellest tavamõistes, nii nagu läänemeditsiini seisukohas seda nimetatakse. Et siin taastusravi on pigemini see osa, kus ütleme kas või see, et sa oled praegu põdenud hästi intensiivselt mingisugust viirushaigust ja sul jääb pikaks ajaks näiteks köha või sul jääb mingisugune muu sümptom pikalt vaevama, et sa haige tegelikult enam ei ole, aga see asi on sul taustal kogu aeg ja kiusab sind. No siis sa tuled ja siis me selle asjaga saame tegeleda niimoodi, et see lihtsalt kiiremini. Võtad jälle jalad alla ja taastub sinu, näiteks immuunsüsteem hakkab paremini tööle või lihtsalt paraned kiiremini, tuled nendest jääknähtudest kiiremini välja. Aga need nõelad pannaksegi siis lihtsalt naha alla või on mingi kindlad punktid, kus neid kasutatakse? Neid punkte on väga palju. Need on väga-väga palju. Eks igal nõelravi tegijal on oma mingisugused lemmikud, ka võib-olla mingi lemmikum valdkond, millega ta armastab tegeleda rohkem, sest et nõelravis ei ole tegelikult üldse piirangut, et nõelravi vaatleb inimest täiesti tervikuna, et seal ei ole sellist patsiendi käsitlust, nagu on läänemeditsiinis, kus inimene on tegelikult nagu natukene osadeks jaotatud, et pulmonoloog tegeleb kopsudega ja siis ma ei tea, günekoloog tegeleb naiste süsteemiga, androloog tegeleb meeste süsteemiga, et akupunktuur või üldse kõik need vanad kultuurid, kes kasutavad nõelravi, sest et nõelravi ei ole mitte ainult Hiina meditsiini keskne, ta on tegelikult ka ikkagi nii-öelda ajurveeda meditsiini juurde kuuluv ja tegelikult veel enne ajurveedat väga-väga vanadel aegadel eksisteeris selline meditsiiniliik nagu sita meditsiin.
kirjutatakse siis SIDDH. Seda mingil vähesel määral on veel säilinud näiteks Lõuna-Indias ja nemad kasutavad nõelravi kohe väga palju. Aga mis see SIDA on? See on, kuidas ma ütlen, ta on ikkagi selline nii-öelda naturaalne või loodusmeditsiin. Aga temas see on nii suured tarkused põimitud, et täna on praktiliselt võimatu nendest vastandit leida on ju. Ja sul ei ole nagu vastet, sest et need teadused, mis seal taga on, need on lihtsalt nii lõpmata suured, et meil on nagu natuke raske aduda isegi mingisuguseid asju. Lihtsa näitena võib tuua seda, et ütleme, et kui meie jaoks on näiteks helepunane ja tumepunane, siis nende jaoks võib olla neid punaseid toone näiteks 83. Ütleme, see on täiesti lambist võetud number, mitte see, et see päriselt nii oleks. Yeah. See võib olla 83, lihtsalt suurusjärk on praegu oluline. Ja kas sa tead, et igale toonile on oma nimi? See ei ole see, et heledam punane või punane roosaka alatooniga või punane oranžika alatooniga. Ei ole. Kõik on oma ette värvid juba. See on mega suur. Igasugune astronoomia ja astroloogia on selle teadusharu või selle meditsiiniharu või meditsiinisüsteemi üks mingisugune haru. See käsitleb tegelikult nagu, sul on inimese peegeldus läbi kosmiliste protsesside ja seal on nii suured suurusjärgud, mida me peame täna nagu meie mõistes kasutama sõnu miljard aastat või 10 miljardit aastat. No see ei ütle sulle mitte midagi. Sa lihtsalt ei suuda nagu aduda, see on nii suur. Näitena vastupidiselt võib tuua seda, et näiteks üks väiksemaid mõõtühikuid on pikomeeter. Kas sa tead, kui suur on üks pikomeeter? Ma ei julge pakkuda, ei tea küll. See on 1 miljardik meetrit. Pikomeeter on 1 miljardik meetrit. Jällegi, suurusjärk on niisugune, et seda on nagu mõistusega raske aru saada. Aga kui sa peaksid sellisele lihtsale inimesele nagu mina, kes ei tea väga paljudest asjadest ja teab üldse elust vähe, siis mis asi see Hiina meditsiin on? Ma saan aru, sinna alla kuulub see nõelravi ka. Ja. Aga mis see Hiina meditsiin on, kui täiesti tavaline inimene tahaks nagu aru saada? Hiina meditsiin õpetab tegelikult sind elama kooskõlas loodusega, loodusjõududega. Ja see ei ole mitte ainult loodus, vaid see on ka kosmiline loodus, kosmiline looming. Yin ja yang energiat. Jälle hästi abstraktne mõiste, mis asi on yin ja yang. Hästi pealiskaudselt öeldes ma võin öelda, et yin on nii-öelda naistüüpi energia, aga see ei ole naine. See on lihtsalt naistüüpi energia, tal on mingid omakindlad omadused, omakindlad kvaliteedid. Yang on meestüüpi energia, ei ole konkreetselt mees, vaid ta on meestüüpi. Väga laias laastus, kõik, mis on väljapoole laienev, suurenev, see on yang. Kui päike on yang, siis kuu on yin. Kui päev on yang, siis öö on yin. Kui mees on yang, siis naine on yin. Aga räägi, kuidas sina enda jaoks kasutad kõiki neid teadmisi? See on osa sinu elust olnud siis terve teadliku elu on ju? Põhimõtteliselt küll, jah. Mingid terminoloogilised asjad, need tulevad lihtsalt ju täiskasvanu eas õppimisega juurde. Fantastiline. Aga kui me räägime sellest, et väga palju tihti inimesed, praegu ka hakkab juba päike tulema välja, aga pimedal ajal inimesed räägivad, juba energiat on jubedalt vähe ja nagu jõudu ei ole. Et kuhu see energia kaob nendel inimestel siis? Kuhu kaob energia? Kust oled tolm ja kuhu läheb raha? Me kasutame oma eluenergiat kogu aeg. Niipea, kui me sünnime, siis me hakkame teda nii-öelda siin kasutama, aga eostumise hetkest tegelikult juba kasutatakse. Alguses on ema abi selle asja juures. Mõne aja pärast juba üsasiseselt.
emaabi jääb järjest väiksemaks, laps läheb järjest iseseisvamaks, vaatamata sellele, et laps sündides on veel selline abitu ja ise ei kõnni, ise ei räägi ja emaabi on seal juures, aga see eluenergia nagu kasutamise, see kapatsiteet, me küll raku tasandil kasvame kuni seal circa 25. eluaastani isegi, sest et öeldakse, et naise vaagen areneb kuni 25. eluaastani. Mõnel varem, mõnel võib-olla isegi veel natukene hiljem lõpeb see, aga see kasv ja areng on sinnamaani. Edasi sealt hakkab vananemine. See kõige mõnusam periood. Siis me juba hakkame niimoodi kulutama, et tark on selleks ajaks saada nii palju informatsiooni, teadmisi, oskuseid, et kuidas oma igapäevast elu siis elada niimoodi, et see, mida sa ära endast annad, näiteks, et juuksed kasvaksid, et süda lööks, et kopsud suudaksid hingata, et su lihased töötaksid, sa kogu aeg ju annad energiat selle heaks. Sellist asja ei ole, et sa üldse oma energiat ei kuluta, aga me peame teda päeva poliitiliselt nii-öelda taastada oskama. Et see balanss ei oleks nagu liiga kiirelt selle kulu suunas, vaid pigemini see, et me taastame oma päevaste tegevuste kaudu. Lihtsalt täna on seda üsna keeruline saavutada, sellepärast, et kõik see, mis meil väljaspool toimub, see, mida ühiskond meile peale paneb ja millised on, ütleme, mingid väärtushinnangud tänapäeval, et need väga ei soosi, aga me peame siis neid hakkama ümber tegema, sest et kuna haigused hakkavad meid järjest nooremana juba kimbutama, siis see iseenesest paneb meile peale tegelikult selle, et me peame järjest varem hakkama mõtlema selle peale, et kuidas ennast nagu niimoodi oma eludega toimetada, et me ei kulutaks liiga palju, liiga kiiresti ära. Et olla eluterved pikalt, eks? Ja peamisteks siis kohtadeks, kus me kulutame täna. Kõige suurem kulu on emotsionaalsus. See on kõige suurem kulu. See on see, mis kõige rohkem põletab, eks? Jah. Kõige rohkem põletab, hävitab. Ja, see on kõige suurem kuluartikkel nii-öelda. Naiste puhul kindlasti on veel, mida nagu ütleme, mida ma alati tavaliselt ka oma loengutes välja toon, sest see on nii suur, see kulu. Need on menstruatsioonid, need on rasedused ja sünnitused, need on mitte päris õieti juhitud seksuaalsus ja 4. on emotsioonid. Mul siit juba tuli praegu küsimus, et mis tähendab valesti juhitud seksuaalsus või mitte õieti juhitud? Me lihtsalt kaotame sellega väga suure hulga energiat. Et kui me õpime oma seksuaalenergiat kehas õieti kasutama, et ei ole nii, et saluut käib ja siis peaks nagu kõik olema õnnelik. Siis on nii, et hästi palju läheb ainult kosmosesse. Et tegelikult tuleb õppida seda oma kehas tööle panema niimoodi, et sa ei kaota seda, vaid sa paned iseenda sees selle täiesti teadlikult ringlema ja siis on fun ja ühtlasi ka ei ole seda tühjaks jooksmist nii-öelda. Väga põnev, see tegelikult kõik on üks elu osa ja tarkused. Absoluutselt. Ja seal ei ole mitte midagi sellist häbiväärset või kuidagi nagu tegelikult ebamugavalt, et see on lihtsalt reaalsus. Tahad ruttu vanaks saada, siis kuluta. Aga kui tahad mitte ruttu vanaks saada, siis õpi kasutama. Ja targalt, eks ole ju. Aga ma ei tea, nagu mul endal on praegu konflikt peas, et kui me räägime, et sa täna 5 last on sul, ma ei tea, sinu elujõudu ja energiat vaadates, ma ütleks, et sa oled nagu ma mõnda teismelist vaatad, et tal ei ole ka nii palju elujõudu ja energiat. Et seda on nagu huvitav näha. Ja, ma väga tänan. Vot. Aga mina küsiks küsimuse, Kai, mis sa arvad, kuhu poole me oleme teel? Paremuse suunas ma mõtlen, et kui vaadata inimesi, kas inimestel on järjest rohkem iga päev seda äratundmist ja vajadust tulla kuulama ja ennast parandama, oma elukvaliteeti, mõtteid, energia kulutamist, väärtushinnanguid. Kas me oleme paremuse poole teel?
Teatud osa inimkonnast on kindlasti kohe. Ja see juhtub iga päevaga, see ei juhtu praegult enam nagu mõne aastaga või niimoodi. See kasvutendents on iga päevaga. Et me ärkame, ja eks? neid ärkajaid on praegu järjest rohkem, aga samal ajal suurem enamus on uinuvas seisundis, on eks? uinuvas ja tõenäoliselt ei ärkagi. Aga millised inimesed peamiselt jõuavad sinu juurde? Ma saan aru, kui sa teed seda Hiina meditsiini ja teraapiat inimestele. Millised inimesed, mis on nende mured, millega nad tulevad sinu juurde? Täiesti tavaliselt, seinast seina, igasuguseid muresid on. Alustades sellest, et ma ei saa magada, väsimus, läbipõlemine, siit valutab või sealt valutab, sümptomid on, aga analüüsidega midagi ei leita. Kuni näiteks viljakusprobleemideni päris palju, et selles mõttes ma ikkagi loen ennast täna ka natukene ämmaemandaks. Ma teen seda lihtsalt teisel moel kui varem. Nii vahvan, vahest tullakse mulle neid beebisid näitama. Need imelapsed, kellele öeldi, et ei saa, aga nad ometi tulid, eks. Lõpuks sündinud on ja ma ei saa tegelikult alati kunagi öelda, et mina olen ainukene nagu põhjus, miks nad lõpuks selle lapse said. Et reeglina see on hästi oluline on koostöö, teha väga-väga koostööd ja minu meelest praegu on üldse selline aeg, kus tuleb igasugune vastandamine nagu lõpetada. Ja võimalikult palju tuleb teha koostööd. Erinevad struktuuri osad peavad omavahel jõudma paremate konsensusteni. Kui me soovime mitte ära panema ja vastanduma. Kui me soovime seda, et meie rahvast tervemaks saab nii vaimselt, füüsiliselt. Meid on nii vähe. Just, me peame üksteist hoidma. Absoluutselt. Siinkohal vist sa tahad võtta? Jaa, ma ikka küsiks, kui palju see kliente päevas endal vastu võtad tavaliselt? Tead sa, see sõltub täiesti tööstiilist. Hiina meditsiini puhul on tegelikult veel hästi oluline see, et kui lääne meditsiini sa lähed õppima, ükskõik kas sa lähed Ameerikas õppima või sa lähed Euroopas õppima või sa tuled Tartu Ülikooli, siis kõigile antakse enam-vähem samasugust õpet. Hiina meditsiini puhul mängib hästi palju rolli see, millise koolkonna alla sa satud õppima. Ja vaatenurgad mingites protsessides, näiteks seda, kuidas ravi teha, kui tihti ravi teha, mis moel ravi teha, et see võib olla üsna erinev. Põhimõtted, aluspõhimõtted on kõigil samad, aga viisid, kuidas läheneda ja mis nurga alt nagu vaadata asju, võivad olla nii erinevad, et inimesed võivad öelda, et kuule, ta tegi midagi hoopis teistmoodi või ta tegi hoopis teist asja. Sellest ei ole midagi. Oluline on tulemus ja see lähtepunkt, mille kaudu sina oled siis nagu õppinud, siis vastavalt sellele teed. Ja sellepärast ma võin öelda, et kunagi aegu enne, kui ma tegelikult oma nii-öelda ametliku just kui sellise nõelravi hariduse sain ja kui ma õppisin alles oma selle endise abikaasa kõrval, siis me töötasime niimoodi, et patsiendid käisid iga päev. Sest et see koolkond, kust see õpetus tuli, see nägigi niimoodi ette ja meil oli täiesti eraldi selline raamatukogu tuba kodus, kus kõik seinad olid täis ainult meditsiinikirjandust, selles konkreetses ruumis seal niisugust ilukirjandust praktiliselt ei olnud, nii et ühes seinas oli Hiina meditsiin, teises seinas seal näiteks ajurveeda ja psühholoogia ja mingisugused muud asjad nagu teemade järgi olid kõik niimoodi täis ja kõik need asjad, mis puudutasid nüüd nõelravi ja olid vot selle koolkonnaga seotud, siis kõik need raamatud ütlevad, et ükskõik, kus ma lahti teen, et vot selle ravi nii-öelda raviskeem näeb ette 14 päeva, 18 päeva, 28 päeva ja Hiinas nad teevadki iga päev, nad ei jäta mingit laupäevaga pühapäeva vahele. See laupäev, see on rohkem niisugune Euroopa komme ja Ameerika komme. Aga seal tehakse kogu aeg järjest, Indias ka, täpselt samamoodi. Siis on selliseid koolkondi, kes alustavad ravi niimoodi, et nad teevad 3, võib-olla kuni 5 päeva teevad järjest ja siis teevad näiteks ainult 1 kord kuus. See on lihtsalt väga palju aeglasem, aga ta baseerub ka rohkem inimese nagu organismi enda nagu jõu ülesvõtmise võimele. Et selles mõttes näiteks noortel inimestel on teatud tulemusi väga palju lihtsam saada, sest et kui su elujõud on tugev,
su kehaline konditsioon on hea, sul on praegu lihtsalt mingi sümptomaatika üleval, mis veel ei ole formeerunud haiguseks, siis kui selles faasis nii-öelda sinuga toimetada, siis võib-olla sa vajad ainult 2-3 korda mingi mõnenädalase vahega 2 nädala tagant käimist ja juba keha võtab selle jõu üles ja tervendab ju ennast ise, sest keha tegelikult tervendab ennast ise. Jah, kõik haavad või asjad. Kõik asjad ju paranevad, meil ise me ju teame. Me niimoodi loodud. Jaa, absoluutselt. Aga kuidas sa ise puhastad ennast peale seda, kui tulevadki inimesed, kes tulevad oma murede ja pingetega, kuidas sa ise puhastad ise ennast pärast seda kõike? Tead, kunagi, kui oli hästi teema sellega, et tehti hästi palju igasuguseid energeetilisi harjutusi, mingeid rituaale, värke. Ma juba siis tundsin, et issa ma ei viitsi. Et pole sinu jaoks? Ei ole minu jaoks. Ma ei väsi ära. Mul ei teki sellist tunnet, et ma õudselt peaksin praegu puhastama midagi. Mida ma tunnen, ma tahan käsi pesta. Sest käte kaudu läheb nii palju ikkagi maha ja eriti on see, kui sa ju puudutad veel inimest. Näiteks, kui ma teen kaelamassaaži, see on enesest mõistetav, et pärast seda sa lähed pesed käed kohe puhtaks. Kui ka, ütleme seal aastaid tagasi, kui ma tegin energiaravi lihtsalt ainult kätega, et nõelu veel ei kasutanud, võt siis oli ka niimoodi, et ma tundsin, et kui ma olen inimesega ära toimetanud, siis ainukene, mida ma tahan, on see, et ma tahan käsi pesta ja raputada. Juba on kõik. Et midagi muud erilist ei ole. Ja viimane asi, mis on mul lapsest saati kaasas, on see üksinda looduses olemine. See on kõige peamine. Ja see on kõige peamine. See on maandus, number 1. Aga kui nüüd praegu siin keegi kuulab ja vaatab meid ja tunneb, et ta on ummikus, aga ta ei julge nagu ühtegi sammu astuda või liigutada, siis mis oleks mingi väike samm, mida sa ütleksid talle, et tee seda, et siis hakkab vaikselt nagu lahti koorumise asi? No esimene asi on kindlasti see, et kuulad oma seda sisetunnet, mis see sulle ütleb. Ma saan aru, see on nii ähmane mõiste enamikele inimestele, nad ei saa üldse aru. Ta ütlebki mulle, ma ei saa aru, mis ma pean tegema. No siis on ikkagi see, et see julgus tuleb kokku võtta, et sa vähemalt kirjutad mulle. Või kirjuta kellegile teisele. Kirjuta kas või anonüümse meiliaadressi alt. Kas või on ju? Jaa, kirjuta, räägi oma lugu, mis on see, mis sind praegu vaevab. Ja siis ma saan hakata sulle midagi pakkuma. Täna ma siiski arvestades seda, et ma teen selliseid hiinameditsiini konsultatsioone, siis ma ikkagi vastan oma töö seisukohast, et tead, et mul on vaja, et sa tuled kohale. Ma pean sind füüsiliselt nägema. Ma teen pulsidiagnostikat. Pulsi pealt on võimalik välja lugeda igasuguseid asju inimese kehas toimuva kohta. Ma pean füüsiliselt sind nägema, mis silmad sul on, milline nahk sul on. Vahest ikkagi küsin seda ka, et näita mulle oma keelt, et ma tahan näha, mis sul seal toimub. Aga ütleme, et selliseid väga nagu rituaalseid selliseid hiinameditsiini nagu testimise meetodeid ma aastatega kasutan järjest vähem, sellepärast, et kogemus ja see, et kuna ma iga päev nagu tegelen sellega, siis see treenituse aste on parasjagu nii palju juba välja arenenud, et ikkagi paljudele inimestele piisab ainult see, et vaatad peale, saad aru, okei, need asjad siit tulevad, siis on veel need asjad. Tema samal ajal ju räägib, ma kuulan ka teda, et see ei ole ju kuskilt laest niimoodi võetud. Sa kuulad ta hääletooni, sa vaatad, kuidas ta žestikuleerib, kui palju ta liigutab, missuguses asendis ta istub, need kõik asjad mängivad sinna juurde rolli. Ja siis vaatan pulssi ka ja kontrollin, mis see näitab, kui palju siit midagi lisaks veel tuleb. Ja kogu see tema lugu, see sümptomaatika, mis asi, millal algas, mismoodi, et usu mind, et kui sa 1000 kordi seda teed, siis sa ju tegelikult hakkad ju mustreid juba nägema, sa hakkad juba nägema suurt pilti. Okei, tüürib sinnapoole, tendentsid on selles suunas ja siis hakkad täpsustavaid küsimusi esitama ja siis see pulsi vaatamine on ikkagi väga-väga oluline komponent seal juures. Ja mida ma veel alati ütlen inimestele, et kui teil on tehtud ikkagi mingi hulk näiteks mingeid uuringuid, vereanalüüse, kas või näiteks mingeid ultrahelisid või need, kes tulevad selja teemadega,
ja nendel on tehtud juba näiteks MRT uuringud. Mina ei ole neuroloog. Aga kui ta tuleb selle MRT vastusega, siis palun vabandust, aga ega see meditsiiniharidus ei kao ju su seest ju mitte kuskile. Muidugi. Sa ikkagi oskad seda epikriisi lugeda, sa saad aru, mida teine tohter on sealt kunagi leidnud. Ta on selle sinna üles kirjutanud, reeglina see on kirjutatud sellises keeles, millest normaalsed inimesed aru ei saa. Väga tihti olen lugenud. Aga kui sa oled meditsiinis ikkagi töötanud ja kui sa järjepanu neid asju ka pärast edaspidi loed, siis see oskus ei kao mitte kuskile. Siis ma saan aru, et ahah, okei. Et siin on need ja need asjad, kas see on üldse minu valdkond? Kui see ei ole minu valdkond, siis ma ütlen, tõenäoliselt ootab sind keegi teine oma kabinetti. Ja vahel tuleb seda ka ette? Jaa, ikka. Ja mina saadan väga hea meelega, eriti veel siis, kui tulevad täna sellised hästi keerulised psühholoogilised asjad, kus ilmselge on see, et üksinda nõelravist ei aita. Saab mingeid kergeid meeleolulanguseid ja selliseid asju saab kindlasti toetada. Aga kui on ikkagi väga hästi juba näha, et tegemist on pigemini sellise sügava psühholoogilise probleemiga, siis tuleb ikkagi minna selliste inimeste juurde ja paralleelselt võib käia ka näiteks nõelravis, sest et see lihtsalt toetab ja aitab rahuneda ja aitab paremini magada ja muud sellised asjad, et siis võib-olla see ravimite koormus, mida ta peaks võtma, on natukene väiksem. Samas ma mitte kunagi ei ütle, et ei, sa ei tohi neid antidepressante tarbida, sest et iga inimene on erinev. Kui tal on selline faas käes, kus ta ei saa lihtsalt, tema isiklikult ei tule toime praegu. Ja see näiteks selle antidepressandi võtmine teeb tal ikkagi natukenegi asja kergemaks, siis mõneks ajaks ma arvan, et see on vägagi näidustatud. Täna on seda lihtsalt nii palju. Väga-väga palju. See on kurb, aga see on. Aga kui on nüüd täna praegu kuulab keegi sind ja meid ja mõtleb, et ta tahaks Kai juurde minna, kuidas ta saab Kai kontakti või kuidas sinuga ühendust saab? Minu kodulehe kaudu võib mul alati kirjutada. Ja mis see on? Täitsa minu enda nimi, kaiadrikorn.com. Et vaadake, täitsa oma nimega. Kes tunneb, et ta tahaks Kai juurde minna, siis see võimalus on olemas. No mina kuulan siin põhjalikult kõiki alati meie külalisi ja Kai kohta ütlen sama, et see abi, mida sina Kai jagada saad, on tegelikult pealaest jälle tallani. Hing selle sees kehastutuna selle ümber, et ei ole häda, millele lahendust ei leia. Lihtsalt teekond sinuni on vaja ette võtta. Jaa, aga ma tahan siiski öelda seda, et kindlasti ma ei ole mingi kõike teadja. Et pigemini on võib-olla see, et vaata, kui me just enne rääkisime sinuga siin, et kui see klikk käib ära, kus sa hakkad nagu nii-öelda seda suure pildi efekti nagu tajuma, siis ma pean ütlema seda, mida ma olen paljudele oma patsientidele öelnud, see, mida sa teed ühes kohas, seda sa teed kõikides kohtades. Ja laenasin ma selle tegelikult Riina Rautsikult, kes ütles kunagi põletikuliste protsesside kohta niimoodi, et kui sul ühes kohas kehas on korralik põletik üleval, näiteks üks liiges valutab kuskilt seoses põletikuga, siis on naiivne arvata, et see on ainult selles ühes kohas. Et see sama protsess on tegelikult väga paljudes erinevates kohtades sinu kehas, lihtsalt selle kaudu, kus ta praegu väljenduma hakkas, see on nagu see esimene koht, kus ta pinnale ilmus. Täpselt sama on tegelikult kõikide protsessidega siin elus, et kui sa ühes kohas seda teed, siis sa teed seda igal pool. Ja nii see suure pildi põhimõte on ka, et kui sa hakkad nagu sellist üldistatud suurt mustrit nagu märkama, siis nii üllatus, kui see ka ei ole, isegi sellistes valdkondades, mis ei ole sinu nii-öelda need koduvaldkonnad või põhivaldkonnad, sa natukene keskendud, sul on mingisugust informatsiooni ikkagi natukene nagu vaja ja siis hakkad aru saama, see käib nii. Ja see on selline tajupõhine, see tuleb läbi taju alguses. Ja kui sa annad sinna oma tähelepanu, sind huvitab see asi, no siis hakkab robinal kohe ju informatsiooni ka tulema. Iseenesest juba toimib, on ju?
sul hakkab igalt poolt infot tulema ja me ei räägi siin ainult mingitest energiatest või mingitest nähtamatutest asjadest. Nii kui hakkad huvi tundma, kohe hakkavad sulle postitused tulema, sul teed hakkavad ristuma inimestega, kes on selle valdkonna inimesed, kes oskavad sulle anda mingit uut informatsiooni selle asja kohta ja siis sa saad kokku mõtled, vau, kui äge, ma just mõtlesin nende asjade peale, mul just tekkis huvi nende asjade vastu, näe, ja nüüd lihtsalt lambist astub inimene ukse sisse, hakkab mulle rääkima, sellepärast tuleb välja, et ta on selle valdkonna spetsialist. Mina ei ole spetsialist, ma kuulan suu ammulist, et see on nii põnev lihtsalt. See on lihtsalt nii põnev. Et ma ei pea iga asja spetsialist ise ju olema. Just, ja elus tuleb lasta juhustel ka. Kuigi öeldakse, et juhuseid olemas ei ole, et saatusest on ikkagi mingis mõttes määratletus paigas, aga tuleb lasta saatusel koputada ja uks lahti teha ja olla julda. Et võtta vastu ikka. On ju? Ja. Ma tunnen ise ka seda just, et ettevõtluses, kui ma oma tööid ja asju toimetusi teen, siis üks asi, mis ma siin viimastel aastatel on ära õppinud, et ära tee kõike ise. Kaasa spetsialiste, kaasa inimesi, kes teavad ja oskavad oma valdkonda hästi, et isegi kui sa tead nendest asjadest, see ei tähenda, et sa pead neid asju ise tegema. Sul jääb palju rohkem jõudu energiat, aega näha seda suuremat pilti, et kuidas, mis asjad jooksevad, et see on nagu tark asi. Aga ma lõpetuseks tahaks küsida ühe küsimuse, mis mulle meeldib küsida külalistelt. Ja see on selline küsimus, millel ei ole vastust ei õiget või valet. Et mis on sinu jaoks hingetee? Iseendaks olemine. Mina olen mina. Teist mina ei ole. Teist sind ei ole. Ei ole teist. Ja teist sind ei ole. Ei, täiesti ja kõiki teisi. Täpselt. Absoluutselt. Suur aitäh sulle, Kai, et sa tulid. Aitäh. Sest see vestlus on olnud nagu väga-väga sügav ja vajalik ja me rääkisime nii olulistest asjadest, nendest kogemustest ja lugudest. Sa räägid hästi selliselt ilmekalt ja huvitavalt, sind on hästi huvitav kuulata. Et selles mõttes ei tee sa seda tööd niisama, mida sa täna ka teed nende inimestega ja neid töötubasid ja koolitusi. Et ma usun, et me saame sinuga veel vestelda, sest sa oled väga-väga huvitav persoon ja sul on mida jagada inimestele. Aitäh. Kallis Kai, me ootame sind enda juurde tagasi. Nii tore. Aitäh sulle Aitäh südamest. Suur tänu teile ka, et kutsusite.